Tere, Tiiu Tarot siinpool. Meil on märtsikuus kuu loomine 19. märtsil vara hommikul kella 3 paiku see siis toimub ja sedapuhku siis kalade tähemärgis, et vaatame, mis see kuu loomine siis meile kõigile toob. Käes on mul siis kuu oraaklite kaardipakk, et vaatame, mis sõnumid meile siis selleks perioodiks on. Ja kui ma ütlen periood, siis see tähendab nagu kuu loomise hetkest alates 2 nädalat, et see on siis see kuu kasvamise aeg. Ja see nii kaua need sõnumid siis kehtivad. Esimene kaart, millega me alustame, tagurpidi ka veel, see on kasvav kuu, ehk siis ongi kuu loomisest edasi meil hakkab kõik arenema ja kasvama. See on kaart number 3 maa elemendis ja selle kaardi nimi on auahnus. Ehk siis meil tuleb hakata natuke suuremaid eesmärke endale siis võtma, tõenäoliselt töös, karjääris, rahas, kuna see on ikkagi maa element, siis maa element räägib rohkem rahast ja käega katsutavatest asjadest. Ja ambitsioonikus ja auahnus ja võib-olla suuremad eesmärgid ja ka nende poole siis minek, töö tegemine, panustamine enda nagu eesmärkidesse, selles kaardis või tema ütleb meile sellise sõnumi, et see kannab nagu vilja. Et mida auahnem oled ja mida suuremalt sa unistad ja ära karda nagu inimestele peale lennata, küsida, abi paluda, tahta midagi, nõuda endale asju. Et kuidagi selline südikus ja ambitsioonikus on need sõnad, mis mu peas kõlavad ja meil tuleb nagu rohkem seda rauda taguda, et kui sul on mingisugune unistus või eesmärk, see kuu loomise periood ja kasvav kuu, see on väga-väga hea nagu selline pinnas, kus tõesti nagu, kui sul on suur goal ja suur eesmärk, võib-olla on see pisikene südamesoov, siis tea, et sa saad selle, seda on võimalik nagu reaalselt saavutada, aga sul tuleb natukene enda peas tõenäoliselt nihutada neid piire, et see auahnus, et ma tead, et ma hammustan natuke nagu suurema ampsu, kui ma alguses arvasin või et julgesin arvata, et ma võin nagu saada ja natukene ka seda unistuse piiri siis nihutada. Järgmine kaart, mis meil tuleb siit järgi, see on kaart number 2, õhu elemendis on kohanemisvõime, on selle kaardi nagu nimi. Õhu elemendile see sõna hästi sobib, sest õhu element on seotud suhtlemisega, liikumisega, rääkimisega, info vahetamisega, sädistamisega ja kohanemisvõime tähendab siis seda, et kui sa oled alustamas midagi uut, sul on väga auahned siin nagu plaanid ja soovid ja unistused, tea, et sa jõuad nendeni ja kui see on sinu jaoks midagi täiesti uut, mida sa võib-olla ei ole varem nagu proovinud või sa kardad nagu alustada, siis see kohanemisvõime kaart tähendab seda, et sa kohaned väga kiiresti, sa kohaned väga hästi, sa ei pea kartma, et sa lähed näiteks uude töökohta või uued inimesed või uued ülesanded, et kuidas ma hakkama saan ja kas ikka ja et tegelikult see kaart räägib siis sellist kohanemisvõime nagu siis olemasolust ja kiirusest ka sinule, et ära karda nagu proovida uusi asju, minna enda unistuste suunas, sa ei pea ette midagi teadma, sa õpid selle teekonna käigus, vot niimoodi, väga äge.